No nii, tere, head õppijad. Räägime siis täna sotsiaalmeediast, lastest, noortest, täiskasvanutest ka, sest et me oleme kõik selles pesumasinas koos ja me räägime täpsemalt siis sotsiaalmeedia keskkondadest, kuhu lapsed sisenevad väga sageli, no selgelt alla 13 või 16-aastastena, et väga sageli lapsed juba alla 10-aastastena on väga vilunud erinevate sotsiaalmeedia keskkondade kasutajad ja muuhulgas räägime ka sellest, milliseid norme taastoodetakse sotsiaalmeedias, eelkõige siis sooga seonduvaid küsimusi. Meil on üsna palju, mida rääkida või no mul on, täna meil on selline formaat, aga ma loodan, et sellest saate midagi huvitavat mõtlemiseks nii endale oma töös kui ka laste, noorte, vanainimestega suheldes. Seega, hakkame pihta. Kõigepealt sotsiaalmeedia keskkondadest, et mis on üldse sotsiaalmeedia, seda on väga-väga raske defineerida, sellepärast et sotsiaalmeedia on ühelt poolt nagu seotud võrgustike loomisega, on ju, et meil on nagu võimalus teiste inimestega ühendusi luua, meil on võimalus ise sisu luua, samas kuulata, lugeda, reageerida kõigele sellele, mida teised teevad ja selle kõige juures siis platvormid on loonud meile erineva sellise noh, võimaluste komplektiga niisuguseid keskkondi. Ja kui me mõtleme sellele, mida lapsed ja noored teevad sotsiaalmeedias, siis väga sageli nad sisenevad sotsiaalmeediasse YouTube'i kaudu. Et YouTube'ist on võimalik kuulata, ma ei tea, totakaid laste laulukesi, on võimalik teha beebijoogat, on võimalik vaadata lõputuid videosid, ma ei tea, limast või üllatusmunade avamisest, oma lemmikmultikaid, noh, mida iganes. Nii et YouTube on väga sageli just see, mille kaudu siis juba väikelapsed saavad tuttavaks internetiga ja õige kiiresti õpivad nad seal ka navigeerima ja õige kiiresti õpivad lugema, õige kiiresti õpivad, ma ei tea, inglise keele näiteks selgeks ja selles mõttes on seal väga palju arendavat. Teine asi on aga loomulikult see, et algoritmiline soovitusmehhanism sageli ei tee vahet, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga ja võib lapse siis nendel rännakutel suunata talle mittesobiva sisu juurde. Seda välja arvatud juhul, kui sa kasutad siis neid eraldi laste jaoks loodud nurgakesi, aga need on sageli piiratud võimekusega ja lapsevanemad ei tea sellest, et on olemas näiteks YouTube Kids ja nii edasi. Ja noh, praegu muidugi selline moraalne paanika põhjusega, et meie internetikeskkonnad on lastele üsna ohtlikud, on viinud ka selleni, et platvormid vaikselt hakkavad vastutust võtma ja näiteks YouTube'ilt, kas just eile tuli mingisugune uudis või igatahes natuke aega tagasi, et YouTube teeb võimalikuks siis vanemliku kontrolli raames näiteks shortsid ära keelata. Sest noh, shortsid on sellise sõltuvusliku disainiga, on ju, nad ei lõppe kunagi ära, nad alati pakuvad sulle sinu huvide järgi sobivaid uusi materjale ja tõepoolest seal on võimalik nii täiskasvanul kui lapsel veeta tunde ja tunde ja tunde ja tunde. Okei, YouTube on ju, siis lapsevanemate kaudu siiamaani on väga pikalt olnud see, et lapsevanemate kaudu hakkavad lapsed kasutama ka Facebooki. Sisenemismehhanism on tavaliselt Messenger, kuhu siis on näiteks, ma ei tea, perekonnachatid või mingisugused isa-emaga jutuajamised liikunud. Et nii oli vähemalt see vanasti. Täna on inimesed metaplatvormidel nagu hajusalt jagunenud. Facebooki väga paljud kasutavad tööalaseks kommunikatsiooniks eelkõige või siis on oma nendes gruppides. Ja seetõttu ka võib-olla on selle Facebooki sisenemise olulisus laste ja noorte jaoks natukene vähenenud, aga see ei tähenda, et seda ei oleks absoluutselt. Siis Instagram on nii mõneski mõttes üle võtnud ja Instagrami kontodel ka lapsevanemad on kirjeldanud uuringutes, kuidas lapsed siis hakkavad nende algoritmilises infovoos reelse seal vaatama ja niimoodi tekivad sellised ühiselt jaotatud infovood, on ju, et noh, lapsevanem võib-olla tahab vaadata meigivideosid, autovideosid, mida iganes, aga järsku hakkab tulema hästi palju Minecraftiga seonduvat, sest et sellele on rohkem tähelepanu pööratud. Lapsed ise Instagramis uuringute järgi nagu väga aktiivselt ei toimeta, et täna on laste jaoks siiski olulisemaks saanud TikTok, kus siis juba üsna noorena luuakse ise sisu, reageeritakse, aga ka tarbitakse lihtsalt
noh, teate küll, edasi rullides. Snapchat endiselt päris paljude pisikeste jaoks üsna oluline koht ja mul on hea meel ka öelda, et Snapchatis on näiteks Eesti politsei ilusasti olemas, pidi üsna popp olema nende need ühised ruumid, mida nad on sinna loonud, et seal lapsed käivad ja täitsa räägivad juttusid. nii et Snapchat on täitsa teema ikka veel, kuigi enam võib-olla mitte nii populaarne kui oma tipphetkel. Threads, rohkem täiskasvanute keskkond, aga taaskord, et lapsedki, kui nad jõuavad teismeikka, siis nad vahetevahel teevad selliseid keskkonnahüppeid, näiteks loobuvad Snapchatist ja liiguvad edasi rohkem kirjalikele platvormidele ka. Ja Threads siis praegu Eestis vähemalt on kasutajanumbrid on veidi kasvanud. Ehk siis inimesed, kes näiteks ei ole kunagi olnud Twitteris või muudes sellistes lühitekstiformaati eelistavates keskkondades, on siis näiteks Threadsi näol leidnud midagi uut ja huvitavat enda jaoks. Noh, laste jaoks muidugi on olulised mängud ja mängukeskkonnad, mis tähendab seda, et näiteks kui sa mängidki mingisuguseid Minecraft'e, Sea of Thieves'i, Fortnite'i, mida iganes, siis väga sageli seal kas teised kasutajad või siis sisuloojad, keda laps jälgib Youtube'is, kutsuvad siis oma kogukondi edasi ka näiteks Discordi, kus saab siis arutleda mingisugustel teemadel asünkroonselt, aga ka striimida ja seetõttu Discord on ka üks selline keskkond, millega tasuks natukene tutvust teha. No Pinterest on pigem vanainimeste keskkond, et siis kui maja remont ja pulmad hakkavad tulema, siis pöördutakse väga sageli Pinteresti poole, ehk siis sellised nagu inspiratsioonilauakesed seal käima panna. Laste jaoks Pinterest ei ole väga teema. Reddit eelteismeliste jaoks võib olla oluline, mingil hetkel vähemalt mänguinfot sai sealt üsna palju kirjalikus formaadis. Täna aga ikkagi jah, laste ja noorte jaoks Reddit ei ole nii tähtis, teismeliste jaoks juba pigem võib-olla nagu isegi tekib see olulisus, aga üldiselt Redditi peale me lastest rääkides ei pea väga mõtlema. Noh, X-ist ma loodan, et meil õnnestub oma lapsed eemal hoida, sest et X on tänaseks ikkagi täiesti vihakeskkond. Et vaimse tervise hoidmise nimel ei tasu sinna eriti oma nina toppida ja X on siis endine Twitter, mis muutus X-iks pärast seda, kui Elon Musk selle ära ostis ja lõpetas absoluutselt kõik modereerimis- ja vihakõne ohjeldamise mehhanismid, nii et sellest on saanud sihuke paras sihuke mädaauk, ütleme ausalt, noh. Blue Sky, taaskord täiskasvanute keskkond, Twitteri edasiarendus või noh, ühesõnaga alternatiiv siis Twitterist, kui X tuli, siis väga paljud inimesed lahkusid ja Blue Sky muutus hetkeks populaarseks, seal endiselt tegutsevad ajakirjanikud, akadeemikud, ma ei tea, poliitilised militaarjuhid, palju Ukraina teemat on seal, aga Blue Sky kuidagi ei ole nagu saanud tiibu alla väga suurel määral, nii et see on rohkem nagu nišikogukond ja pigem täiskasvanutele. LinkedInist, ma arvan, laste ja noortega ei ole veel vaja rääkida, välja arvatud siis, kui jutuks juba tulevad nagu karjääri planeerimised ja kõik muud sellised asjad, mis on põhikooli lõpp ja gümnaasium pigem, on ju. Telegram, paljudele oluline suhtluskanal, Telegram eriti populaarne Eesti venekeelse elanikkonna seas, aga aina enam ka eestlaste seas, kus on siis võimalik nii temaatiliselt liigituda ennast huvitavatesse teemadesse, kui ka pidada vestluseid väiksemate gruppidega. Twitch, väga oluline keskkond mänguhuvilistele, põhimõtteliselt on see siis striimimiskeskkond, kus on võimalik noh, näiteks alustada sellist nii-öelda videolaivi, jagada oma ekraani, näidata, kuidas ma mängin mingisugust mängu, samal ajal iseennast emotsioneerimas ja rääkimas sellest ja kõrval jookseb siis väga sageli näiteks kirjalik chat, on ju, kus sul sinu followerid, sinu jälgijad saavad kaasa rääkida, reeglina sisuloojad heidavad aeg-ajalt sinna pilke, vahetevahel kutsuvad ka teisi oma striimidesse ja see on selline nagu kogukondlik koos mängimise, aga mitte ainult. Seal on ka muusikuid, seal on, ma ei tea, niisama sisuloojaid, kes saavad siis Twitch'is kokku. Tumblr kunagi oli oluline just teismeliste jaoks, täna aina vähem, aga kui teil on helgeid mälestusi Tumblr'is, siis sellest on näiteks üks hästi armas raamat välja antud, Katrin Tiidenberg ja äkki Crystal Abidin kirjutasid selle koos. Et kui te otsite seda Tumblri raamatut, siis te kindlasti Katrin Tiidenbergi nimega selle üles leiate. See on niisugune nostalgiapauk. Täna Tumblr enam oluline väga ei ole. Mastodon on lihtsalt teile siia
huviks, et seda vahepeal peeti nagu sotsiaalmeedia järgmiseks tõenäoliseks struktuuriks, et ta on erinev Facebookist ja Metadest ja kõikidest noh, nendest suurtest platvormidest selle poolest, et kui Meta platvormidel on niimoodi, et nagu ikkagi platvorm otsustab, mis reeglid on ja kuidas asi käib, siis Mastodon on nii-öelda ma ei tea, föderaalsotsiaalmeedia ehk siis, et sul on võimalik panna sinna erinevaid nurgakesi ise oma reeglitega üles ja näiteks Donald Trumpi Truth Social, mis öeldi, et oo, see on tema enda sotsiaalvõrgustik, tegelikult see on lihtsalt Mastodoni all üks nurgake. Rumble pigem äärmuslaste koht, 4chan interneti solgiauk, kus tuleb, on tulnud väga palju halba ja destruktiivselt. Trollimine, Goipers, ma ei tea, kui teid see teema huvitab, siis te võite neid kõiki asju edasi guugeldada, aga täna ma sellest pikemalt ei räägi. Aga igatahes, kui laps räägib näiteks, et ta käib 4chanis, siis peaksid kohe minema tundlad püsti, sest et nüüd oleneb nagu väga, et mida ta seal 4chanis teeb. Et see on üks vanimaid internetifoorumeid ja sealt on sündinud nii meeme kui ka väga toredaid ettevõtmiseid, aga väga palju noh, äärmiselt vaimsele tervisele kahjulikku. Ja muidugi, kui OnlyFansist ka jutt käib, et see on siis erootikaplatvorm tänaseks, seal jagatakse väga palju erootilist ja pornograafilist sisu, aga algselt oli tehtud tegelikult muusikute ühendusse viimiseks nende fännidega, aga noh, siis inimesed otsustasid, et ei, meile meeldib seks lastele tõenäoliselt ei ole ka see platvorm eriti oluline. Nagu te nägite, ma lihtsalt lugesin ette mõned ja neid platvorme on veel ja veel ja veel ja veel ja veel. Austraalias näiteks on praegu tõusmas täiesti uued platvormid, sest et lastele keelati nagu need peamised suured ära, on ju, mis ei tähenda, et lapsed loobuvad sotsiaalmeedia kasutusest, vaid nad leiavad lihtsalt uued keskkonnad, mida ei ole veel ära reguleeritud ja hakkavad seal toimetama, mis on väga ohtlik, sest et meie nendest ei tea. Me jõuame sinna väga hilja kohale. Need platvormid on sageli väga suvaliselt kokku klopsitud nii andmete privaatsuse, ohtlikkuse kui mis iganes asjade osas. Ja seetõttu tegelikult peaksime me olema üsna murelikud ja väga tähelepanelikult jälgima, kuhu nad nüüd liikunud on. Sest virtuaal ja digi ongi päris elu. Et me täiskasvanutena väga sageli tahame ju öelda, on ju, et ah, mine nüüd, noh, nagu me rääkisime eelmine kord, mine mängi käbidega, on ju, mine tee päris asju, mis sa seal kogu aeg teed, on ju. Aga tegelikkuses ärme unusta ära, et mitte ainult noorte ja laste jaoks, vaid ka täiskasvanute jaoks virtuaalsed võimalused ekraanide kaudu elatav elu ongi päris elu. Sellel on mõju meie isiksuse arengule, identiteedile, meie suhetele, enesehinnangule, kuriteod toimuvad seal, need ei jää kuidagi virtuaali lihtsalt hõljuma, vaid sellel kõigel on nagu nii-öelda päris füüsilises elus ja meie kehale samasugune mõju. Ja kui me seda, kui te tahate minuga vaielda, siis mul on siin mõned näited. No näiteks sotsiaalmeedia kaudu mäletate, siis kui oli Covidi aeg, igasugust jura aeti. No ikka igasugust jura aeti. Ja inimesed jäid seda reaalselt uskuma. Või siis näiteks alastipiltide jagamine, ehk siis noh, tegelikult väga-väga oluline rikkumine või AI-ga loodud alastipildid, on ju, Nudify on näiteks, et sa annad mingisuguse kellegi pildi sisse ja see võtab lihtsalt riided seljast ära, lapsporno jaoks näiteks kasutatud väga palju. Et seda tüüpi selliseid seksuaalseid rünnakuid on internetis väga lihtne teha ja võib öelda, et no mis siis, ega su keha ei saanud ju haiget, aga hing ju saab haiget. Maine saab haiget, nii et selles mõttes on see kahtlemata nagu päris elu. Ootame huviga, millal seadused ometi järgi jõuavad, sest et hetkel ei kaitse ei täiskasvanuid ega lapsi. Noh, lapsi natukene rohkem, Eesti seadused, noh, mitte väga hästi. Sotsiaalmeediast on saanud alguse väga palju ägedaid asju, näiteks üleüldine selline avalikustamise ajastu, kus me räägime inimeste läbi elatud traumadest, kus me räägime ebaõiglustest, mida me oleme kogenud ja seame seda süsteemselt ka kriitika alla. Seda ei tee mitte ainult täiskasvanud, vaid ka lapsed. No näiteks hea näide on sellest, kui olulised olid lapsed kaasarääkijatena siis, kui oli Roblox, mis on ju see mängude keskkond. Robloxis oli pedofiilide probleem, sinna jõudsid päris paljud sellised inimesed, kes ei peaks kindlasti lastega kokku puutuma ja tegutsesid aktiivsete groomeritena seal, aga lapsed ise jagasid seda infot ja strateegiaid, kuidas ära tunda, mida teha ja nii edasi, nii edasi. Et see oli tegelikult suurepärane näide sellest, kuidas sotsiaalmeedia aitas kaitsta lapsi ja noori. Ja noh, siis on muidugi kõikvõimalikud poliitilised jõud, kes üritavad just laste ja noorte
kui tulevaste või esimeste valijate jaoks olla kuidagi apetiitsed ja üks kurvemaid näiteid siin on loomulikult Chris Kärner, kes oma sellise trollimentaliteedi ja Hitleri värgiga just eelkõige teismeliste poiste tähelepanu tahab ja sealt ka poliitilist profiiti lõikab. Täna ma ei soovi sellest pikemalt rääkida ausalt, aga me võime sellest kunagi rääkida hiljem. Ja noh, hea näide on ka Jüri Ratas, kes läks TikTok'i ja hakkas tegema bottle flip'e ja ma ei tea, mis iganes, mingeid tooli mingeid trikke selleks, et noortele olla meelepärane ja võib ju öelda, et noh, et poliitik-kloun, et pole sellest ju midagi kasu, aga tegelikkuses tegi Jüri Ratas väga kõva tulemuse noorte seas ja sai Europarlamenti just nimelt sellepärast, et ta TikTok'is lolli mängis. Ühesõnaga, sotsiaalmeedial on kahtlemata väga suur roll maailmale, mitte ainult lastele ja noortele, vaid majandusele, nagu me näeme siit näiteks suured makromajanduslikud hüpped, langused, tõusud, mille põhjuseks on olnud sotsiaalmeedia ja see on nagu see olukord, kus me elame. Samuti kõikvõimalikud poliitilised manipulatsioonid, desinfokampaaniad, sotsiaalmeedia on täna keskne tööriist kõige selle jaoks. Jah, noh, näiteid on siin kõvasti, on ju. Võite vahepeal pausile panna, ma täna räägin hästi kiiresti, et saaksite mõnda asja võib-olla pikemalt protsessida või guugeldada juurde, lugeda mõnda uudist, mis huvi pakkus. Et täna me ei saa öelda siis, et sotsiaalmeedia oleks kuidagigi moodi neutraalne või loodud selleks, et meie ühiskonnad saaksid paremaks, vaid pigem on ikkagi seal need valupunktid kuidagi eriti võimendunud ja väga paljud tänased mitte kõige paremate kavatsustega tegutsejad võimunäljas väga rikkad inimesed on saanud aru sellest väga hästi ning seetõttu ka ostavad tehnoloogiafirmasid, algoritme ja üldse neid infovoogude kontrolli, et oleks võimalik inimeste ajusid paremini mudida. Üks oluline nurgake, kus hakkab nüüd see sooteema hästi tugevalt välja tulema, on siis kõikvõimalikud sellised äärmuskogukonnad, kes on reeglina parem äärmuslased, natsid, aga mitte ainult. Seal väga sageli näiteks Groipersite liikumine on siis selline veebikogukond, mis on üsna äärmuslik, hästi selline vihane, kuri, meestest koosnev reeglina ja nende selline üldine ideoloogia ei ole nagu poliitiliselt kuidagi võimalik isegi määratleda, sest et nende elu kreedo on nihilism, noh, põhimõtteliselt viskame tikku, laseme kõigel põleda ja trollida, et saaks lihtsalt trollida. Et see on nagu selline suurim eesmärk. Kõigele sellele vastukaaluks ma tahan ka tuua nagu positiivseid asju välja. Kui me räägime soorollidest, siis on üks hästi tore lehekülg nimega punanepill.ee. Neil on ka TikToki konto ja Instagrami konto, mille kaudu nad püüavad eelkõige jõuda tõenäoliselt siis noorte meesteni ja noorte poisteni, püüdes neid panna veidi rahulikumalt ja ilma süüdistamiseta mõtlema soorollidele. Et kuidas see, et sa oled sündinud kas poisiks või tüdrukuks, paneb sind mingisugustesse raamidesse ja võib-olla sellistesse raamidesse, mis sulle eriti ei meeldigi. Et ma soovitan minna sinna ja lugeda kogemuslugusid, mida on näiteks noored mehed ja vanemad mehed ja noored naised ja vanemad naised, aga peamiselt siiski siis noorte meeste lood sellest, kuidas mehelikkus nende jaoks on ennast manifesteerinud ja kuidas nad, noh, millega nad rahul ei ole. Seal on näiteks need Franki filmi osatäitjad kirjutavad ja YouTuberid ja muusikud ja nagu see on sihuke toreda tooniga ettevõtmine, sest seal ei ole nagu see, et paha patriarhaat ja mehed on halvad ja nii edasi, on ju, mida mehed võtavad väga selge rünnakuna iseenda vastu, isegi kui nad on normaalsed mehed, vaid see on nagu pigem sihuke aruteluline, et noh, mis sulle närvidele käib. Kuidas teistmoodi saaks olla. Nii et väga soovitan ja eriti näiteks, kui te teismelistega peaksite kunagi töötama, siis seda tüüpi sellised rahulikud, ärakuulavad lahendused on väga head. Ja kui me küsime, kui palju meie või noored või lapsed sotsiaalmeediaga aega veedavad, siis tegelikkuses on niimoodi, et neid keskmiseid on väga raske välja öelda, sest et see on mõnes peres nii ja mõnes peres naa, ühe lapse puhul nii ja teise lapse puhul naa. Kui teid huvitab lähemalt selline kvantitatiivne ülevaade, et mida lapsed ja noored täna internetis teevad, siis just on tulnud välja EU Kids Online'i uus raport Eesti laste kohta ka. Ma panen selle teile ülesse, kui mul hakkaks pastakas tööle, siis ma saaksin selle kirjutada endale ülesse ka.
Kids läheb üles teile tänase lisamaterjalina, et sealt saate siis näpuga järge ajada nii ai kasutuse kui ka sotsiaalmeedia kasutuse kui üldise digiseadmete kasutuse kohta. Et noh, neid protsente ei ole mõtet siinkohal välja tuua, et see on pigem nagu teile endale avastamiseks ja need protsendid ja näitajad muidugi muutuvad ka ajas väga-väga kiiresti, aga noh, täna, mida me saame öelda, on ikkagi see, et lapsed ja noored, noh, nende digiseadmete kasutus kasvab pidevalt. Sageli ollakse mitmes ekraanis korraga, tehakse palju asju ja noh, need numbrid võivad olla ehmatavad täiskasvanutele. Ja see tähendab seda, et veel enam on saanud nagu juurde jõudu see meediastumise teooria ehk siis või noh, nagu arusaam sellest ja nagu mõistmine, et me tegelikult ka päriselt, me ei ela mitte ainult koos meediaga, vaid me elame meedia sees hommikust õhtuni. Hommikul võetakse telefon välja, õhtul minnakse magama, pannakse telefon ära. Et kogu selle aja sees on pidevalt need pisikesed märguanded, sõbrasuhted, töö, armastus, viha, kõik on seotud tegelikult meediaga, mistõttu on meediapädevused ka kriitiliselt tähtsad. Et meil on nagu tarvis neid oskuseid, teadmiseid, hoiakuid ja väärtuseid, et me saaksime üldse oma eluga hakkama ja oleksime õnnelikud inimesed. Niisiis, kui me räägime soorollidest, siis me ei saa mööda seksismist ja misogüüniast ja tegelikult ka misandria. Ehk siis misogüünia on naisi vihkav diskursus ja misandria on mehi vihkav diskursus ja seksism on selle kõige aluseks. Et me kipume nagu stereotüpiseerima inimesi gruppide põhjal. Noh, et soomlased on sellised, venelased on sellised, eestlased on sellised, noored on sellised, vanad on sellised, need kõrvalküla omad on sellised, selles teises koolis õppivad inimesed on sellised, paralleelklassi omad on sellised. Noh, teate, kõik on sellised nagu grupipõhised mõtted ja üks suurimaid nagu selliseid vastandumisi, mis praegu viimasel ajal on just nimelt meeste ja naiste vahel. Binaarne sugu on ju, sorry, vähemalt nendes käsitlustes, mitte binaarsusel. No kui on koht üldse, siis see ei ole tore koht, kus olla, sest et meil on selline noh, väga selge kahene jaotus on ikkagi inimeste peas sooga seotud, kuigi tegelikult alates, ma ei tea, 8. klassi bioloogiast on tegelikult ju juba õppekavadeski sees see, et sugu ei ole üldse nii lihtne ja nii kahe kategooriaga, kui võib-olla vanemad arusaamad on seda arvanud. Ja siin võibki tegelikult lastega juba väga varajasest noorusest alates rääkida sellest, et aga kuidas need üldse kujunevad. Noh, et nagu väga sageli on vastus see, et mulle öeldi seda või mulle näidati seda ette ja siis ma tegin järgi. Aga need on nii vara sündinud mustrid, et me ei ole nagu mõelnud selle peale. Väga paljud täiskasvanudki ei ole mõelnud selle peale, et miks on nii, et nagu siis kui keegi teeb väga halvasti midagi, siis sa ütled, et ära ole nagu mingi eit. Ja kui keegi teeb midagi väga hästi, siis öeldakse, oh, täitsa mees. Ja siis nagu kui küsida, aga miks? Siis ei olegi head vastust sellele. Aga need sellised sisse harjutatud hoiakud kannavad seda, mida me arvame teiste kohta ja mida me arvame enda kohta. Ja nüüd te võitegi korraks pausile panna ja võib-olla on teil mingi sõber ka kaasas, või kuskil kõrval, et aga rääkige. Millal nagu teile õpetati midagi, et näe, vaata, poisid teevad niimoodi ja tüdrukud teevad niimoodi või peavad tegema niimoodi normatiivselt. Et kuidas õige on. Tüdrukud ju ei tee niimoodi. Poisid ei tee niimoodi. Et neid hetki tasub tabada ja iseendal ka sõnasabast kinni saada, sest et need on meile nii sisse kasvatatud lapsest saati, et me ei pane isegi seda tähele. No näiteks ma toon jälle isikliku loo, et minu lapsel on olnud hästi varajasest noorusest alates pikad juuksed, sest et see oli tema maitse-eelistus ja tema keha, tema otsus, on ju. Seega on meil olnud rohkelt kokkupuutumusi sellega, kuidas inimesed eeldavad, et ta on tüdruk, sest tal on pikad juuksed. Ja tavaline reaktsioon sellele on siis, et näiteks, et oi, kui tore tüdruk sa oled ja siis me ütleme, et ei ole tüdruk, täitsa poiss pikkade juustega. Ja siis nägite, kuidas ma väljendasin seda täitsa poiss pikkade juustega. Just nagu see peaks olema vabandus või midagi, on ju. Et ei, et on poiss pikkade juustega ja siis inimeste reaktsioon, reeglina täiskasvanute reaktsioon. Oi, issand, vabandust. Ma üldse ei saanud aru.
ja siis mul oli kõigepealt, mu laps oli väga segadus, et miks täiskasvanud niimoodi reageerivad sellele. ja siis ma õpetasin talle lihtsalt ühe lause ära, mida ta nüüd ütleb iga kord ja võttis selle väga hästi omaks. et kui keegi läheb nagu sabinasse, et appi ma ajasin su soo sassi, siis ütled vastu, ei, kõik on hästi, tüdruk ei ole minu jaoks solvang. kõik, saab ka teistpidi öelda, kõik on hästi, poiss ei ole minu jaoks solvang. et see sugu ei ole nagu nii kriitilise tähtsusega, et me peaksime kuidagi nagu endast välja minema, kui me oleme midagi sassi ajanud, sest need on tegelikult kõik lihtsalt konstruktsioonid. aga väga kõnekad konstruktsioonid, et kuidas me räägime ühest või teisest soost. ja kui ma ennist rääkisin, et me sageli isegi ei saa aru, et meil on nagu mingisugused nagu noh, õpetused kuskilt tulnud meie sisse, siis selle nimi on internaliseerimine ehk siis iseenda sisemaailma osaks tegemine alateadlikult. ja internaliseeritud soostereotüübid ongi sellised uskumused, et me eeldame, et naised ja mehed on ühte või teistmoodi, vastanduvad väga sageli. ja nad tunduvad nagu, et noh, alati on ju alati on ju niimoodi olnud ju. ja iga kord, kui sa näed kedagi seda soostereotüüpi näiteks kinnitamas, siis sa oled nagu, nägid, kõik mehed on sead kui tegelikkuses on see lihtsalt üks anekdootlik näide, on ju. ja neid juurutatakse meisse käibefraaside, vanasõnade, Hollywoodi filmide, ma ei tea, TikToki videote, mille iganes poolt. et siin võite jälle mõelda, mis on need soostereotüübid või sellised asjad, mida me peame bioloogiliseks, aga mis tegelikult ei ole bioloogilised ja oi, kui palju neid asju on. ma panen teile natukene lisamaterjale ka selle kohta lugeda, et siis saate oma kolmandat silma avada ja muutuda ülitundlikuks soo osas. Ja miks ma räägin keelest nii palju, on see, et nagu see, kuidas me räägime, mõjutab seda, kuidas me maailmast üldse aru saame, mis muutub meie jaoks reaalseks. no näiteks, kui meil ei ole mingi asja kohta sõna, siis seda asja meie jaoks ei eksisteeri isegi. mõelge sellele korraks. kui meil ei ole millegi jaoks sõna, me ei ole seda nagu ära verbaliseerinud, meil ei ole võimalik sellest rääkida, järelikult seda asja just nagu ei eksisteerigi. ja see tähendab seda, et me peame tegelikult väga jälgima, kuidas me asjadest räägime. no näiteks, kui tuua mitte sooga seotud teema, siis kas tegemist on Ukraina sõjaga? see ei ole Ukraina sõda. kui see oleks Ukraina sõda, siis tähendaks seda, et tegija, alustaja on Ukraina. ja sellepärast näiteks mul iga kord läheb natukene niimoodi, kui keegi ütleb, aa jaa, Ukraina sõda ja mul on nagu, see on Venemaa sõda Ukraina vastu. Aga kui me vaatame näiteks ka meie enda õigekeelsus sõnaraamatus, sünonüümi sõnastikus õigemini olnud näiteid. Need on nüüdseks muudetud õnneks, aga mingi paar aastat tagasi olid veel needsamad näited seal, et millised on sünonüümid, mida kasutatakse meeste ja naiste puhul. siis siit leiab nagu väga huvitavaid soostereotüüpe peegeldavaid asju. ja 2024 aastal pakkus siis Eesti Keele Instituut uuendustena selliseid tüüppkasutusviise ja vot see oli minu meelest kõnekas. et kui naiste puhul räägitakse et noh, kuidas kasutada sõna naine, avalik naine, kaubitsetud naine, munadega naine, naiste paradiis, naistesse minema, siis naine on nagu objekt või mitte päris mees, on ju, või nagu noh, asi, mida müüakse. ja mehed, meeste näited on siis hea mehe poolest, kõik see mees, kõva mees, mees metsast, mees nagu orkester. nagu kõik on pigem sellised positiivsed sõnad. see on tõenäoliselt mitte meelega tehtud, aga see ongi see internaliseeritud kultuuri, internaliseeritud seksism, mida me näeme igal pool. ja seda kinnitatakse nagu väikeste sõnade, väikeste tegudega, asjadega, mida me ütleme üksteisele, asjadega, mida ütlevad meie juhid, kuidas meedia räägib, mida me näeme erinevates sotsiaalmeediakeskkondades iga päev ja seda tähendabki sotsiaalne konstrueeritus ehk siis see on sotsiaalne konstruktivism, kus väikeste tegudega hoitakse üleval mingisuguseid uskumusi, mis muutuvadki reaalseks läbi selle, et piisavalt palju inimesi ütleb nii ja siis nad hakkavad niimoodi mõtlema. No näiteks võtame sellesama munandite värgi, on ju, et kui kellelgi on mune, siis see on nagu hea asi, aga tegelikult, kui sa mõtled sellele, et munandid on väga õrnad, siis see väga imelik ütlemine tegelikult nagu grow some balls, why not ovaries, nagu miks mitte munasarjad. Tagurpidi maailmas oleks see ju nii. Või siis, et miks nagu on nagu vägevuse ja hakkama saamise nagu epitoom,
et siis sul on munad. Et tegelikult võiks ju seal olla hoopis mingisugused teised sõnad. Ja noh, mitte ainult sõnadega, vaid ka visuaalidega, näiteks kuidas meile näidatakse mehi ja naisi, tüdrukuid ja poisse, kas nad tegutsevad, kas nad on vaatamiseks välja pandud, kas nad on pornifitseeritud, kas nad on ohvrid, kas nad on vägivaldurid, noh nagu siin on nii palju neid nüansse ja lapsed ja noored ei ole pimedad selle osas. Nad ju käivad samas maailmas ringi, nad näevad kõiki neid asju ja läbi selle vaikselt saavad aru siis, kuidas maailm käib, mis on minu väärtus ja mis on teiste väärtus. Internetikultuuris, meemides näiteks on noh, selline seksism ja ha-ha-ha, see on ju lihtsalt nali. Me teemegi ju internetis krõbedaid nalju, ära võtta tõsiselt, noh kogu Chris Kerneri jutt on ju see, et see on huumor ja ärge võtke tõsiselt. Aga siin unustatakse see, et väga paljud inimesed saavad naljast erinevalt aru. Ja kui ma nalja 1000 korda kordan, siis sellest saab väike tõde minu peas. No siin on näiteks no see bitch go make me a sandwich, mida kasutati nagu hihi, me teeme nii nalja siin mängude keskkonnast saanud alguse. Noh, et näidata naistele, et sinu koht ei ole siin, et sa lähed kööki. Aga tänaseks jõudnud väga paljudesse muudessegi kohtadesse. Teismelised poisid ütlevad õpetajatele vahetevahel näiteks niimoodi, mine tee mul võileib või mis värvi sinu Lamborghini on ja nii edasi. Et need naljad hakkavad nagu elama oma elu. Kui te tahate näha seda, kuidas üks influencer saab teada, et tema väljaöeldul on mõju, siis minge YouTube'i ja otsige Sneako ehk Snaako meets fans airport, kus on siis põhimõtteliselt see täiskasvanud mees, kes on üsna misoküünseid asju öelnud oma sisuloomes, saab kokku pisikeste mingite 10-11-aastaste poistega, kes on nagu fuck the women, yeah, all gays should die. Ja siis see sisulooja ise on nagu umbes niimoodi, et mida ma teinud olen. Sest et noh, see ei ole ainult nali. See ei ole ainult nali, sellel kõigel on mõju. Ja nüüd võite pausile panna ja nautida roppuseid. Ja need on täiskasvanud inimesed, kes mudeldavad seda, kuidas me internetis üksteisega käitume. Kes mudeldavad seda, millal on tegelikult nagu seksuaalvägivald suht naljakas ja okei. Sest et noh, näiteks sõjadiskursuses sõda on selline väga macho asi ja seetõttu sõjas me näeme hästi palju selliseid tüüpilisi soostereotüüpe, kus on tugevad mehed, heroilised mehed ja seksuaalvägivald on allutamise viis. Aga ma ei jõua isegi sellest võib-olla liiga pikalt japereerida, et eks selle kohta näiteks vaadake, Kaarel Lott on teinud YouTube'i nii inglise keeles kui eesti keeles väga häid videosid sellel teemal, aga kahtlemata üks nendest käilakujudest on Andrew Tate. Mitte ainult tema, aga tema oli siis see, kes tõmbas sellise manosfääri mainstreami ehk siis peavoolustas ekstreemse misoküünia. Sest et Andrew Tate'i sõnade järgi, ja ma tsiteerin teda, on naised loomad, neid tulebki prostitueerida ja noh, nagu seksuaalselt ära kasutada, sest et nad tegelikult ei olegi paremat väärt, sest nad ei ole päris inimesed. Ja väga paljud võtavad selle omaks. Et tänases maailmas näeme me poiste ja tüdrukute, meeste ja naiste väärtuslõhe väga tugevalt on üldistes väärtustes on hästi suur erinevus. Naised, no eriti noored naised, muutuvad järjest liberaalsemaks, mehed muutuvad järjest konservatiivsemaks ja me kasvame teatud mõttes äärmustesse. Miks me räägime hästi palju poistest niimoodi murelikult, on see, et traditsiooniline maskuliinsus on vägivaldne. Traditsioonilise maskuliinsuse ainus lubatud tunne on viha. Kui poistele õpetatakse, milliseid tundeid on nagu okei väljendada ja siis see on tavaliselt ikkagi viha. Sa hoia tunded endas, aga pane vastu, pane vasunast sina. Seda ütleb mitte ainult kasvatus ja vanemad väga sageli, vaid ka meedia. Seda ütlevad erinevad sellised käibefraasid, mida me viskame siia ja sinna. Ja siis pole ime, et traditsioonilisi maskuliinsuseid, väärtuseid hindavad inimesed, perekonnad kasvatavadki vägivaldseid lapsi. Väga sageli. See on nüüd karmilt öeldud, aga see on üks väga suur osa sellest puslest. Ja Margaret Atwoodile on omistatud siis järgnev tsitaat ka, et mehed kardavad seda, et naised naeravad nende üle, aga naised kardavad seda, et mehed tapavad nad ära. Ja meil on rohkelt näiteid sellest, kuidas ekstreemne vägivald on just nimelt seda tüüpi ekstreemsetest soorollidest olnud inspireeritud. Jama on ju selles, nagu me oleme rääkinud, et sotsiaalmeedia armastab viha.
et need algoritmid ongi ju puhtalt vihale üles ehitatud, mis hoiab meid vihase, hirmununa, ärritununa, see hoiab meid platvormidel kauem kinni ja see tähendab seda, et seda on majanduslikult mõistlik teha. Mistõttu me näeme ka nii palju vihapõhiseid influencer eid. Mõelge Joe Roganile, mõelge Andrew Tate'ile, mõelge kõikidele nendele räuskavatele poliitikutele, keda te näete erinevates, ma ei tea, Youtube'i kanalites ütlemas täiesti haigeid asju. See toob liiklust, silmamunasid ja see on konverteeritav rahaks ja võimuks. Ja sellele vastukaaluks siis on väga palju sisuloojaid, kes noh, nagu toetavad seda sõnumit, et mehed peaksid olema need rahateenijad ja mehed peaksid tegema suuri asju maailmas, aga naised peavad kodu hoidma. Ja see tradwife'ide selline nagu suur liikumine ongi tegelikult nagu patriarhaadi toode, sest et ta räägib sama lugu. Ja ta ütleb seda, et mehed ja naised on fundamentaalselt bioloogiliselt erinevad ja kusjuures on, bioloogilisi erinevusi on, nagu seda ei eita mitte keegi. Aga väga suur osa nendest asjadest, mis me arvame, et on bioloogilised, nagu näiteks hooletunne, et ma tunnen vajadust hoolitseda inimeste eest, see on tegelikult sotsialiseeritud. See on sotsialiseeritud ja eeldus, et tüdrukud ja naised teevad seda. Ja me kasvame üles eeldades, et see on see, mida mina ka pean tegema, kui ma tahan olla karja sulanduv inimene. Ma võiksin siin nii kaua sellel teemal rändida, aga et täna mitte minna liiga sügavusse, siis mul on lihtsalt hästi palju lisamaterjale, mida te saate lugeda, kui teid mõni nendest teemadest huvitab. Ja siinjuures on oluline see, et väga palju nagu hästi paljudes kohtades elus võikski öelda, et nagu ükskõik, mida sa valid ja mis õnnelikuks teeb sind ja ei tee kahju kellelegi teisele, ei põhjusta mingeid ebavõrdseid võimusuhteid, ongi okei. Kui ma tahan mune, ma ei tea, igal hommikul minna oma kanade juurest võtma ja teha hommikul täismeigi ja rullid ja kasvatada oma 8 last ja lasta mehel kõige üle otsustada, siis see on fine. Välja arvatud juhul, kui ma lähen ja hakkan rääkima, et see on ainus viis, kuidas õiged inimesed, õiged naised elavad. Sest seda see ei ole. See on ühe inimese valik, aga see ei pruugi kõigile sobida. Et sama asi nagu maskuliinsuste kohta, et nagu tee trenni, hoolitse oma keha eest, tee häid valikuid, võta vastutus, noh, need on kõik jumala head sõnumid, on ju. Välja arvatud juhul, kui neid räägib inimene, kes teenib raha selle pealt, et esitada seda ainsa võimaliku raamina ja kui sa sellest väljaspool oled, siis sa oled väheväärtuslik, siis sa oled vägivalda väärt, sa ei ole mitte midagi väärt. Et see on see oluline nagu erisus. Ja noh, nagu öeldud ka, siis see ei ole ju ainult sotsiaalmeedia ja need mõned üksikud sisuloojad, kellest me räägime, vaid need on sellised suured kultuurilised muutused, et kogu looks maxing ja bone smashing ja mis iganes mingid haiged asjad on, need on tegelikult, nad räägivad nagu seda lugu, et noh, et meie väärtus on nagu mingites väga kindlates pisikestes kategooriates ja kui me sinna nagu sisse ära ei mahu, siis me oleme koledad, siis me oleme vähem väärtuslikud, siis me ei ole armastust väärt, me ei ole väärt eluõigust ega õnne. See on ju täitsa õudne sõnum, mida saata. Ja noh, selline üldine arusaam ongi siis see, et noh, räägitakse sellest, et patriarhaat üldse süsteemina nii loomariigis kui ka inimloomariigis ehk siis meeste poolt domineeritud kultuur, ta on väga sageli selline hästi hierarhiline, et on nagu ülemused, alluvad, paremad inimesed, halvemad inimesed, see domineerimine ressursside üle käib reeglina läbi vägivalla, see võib olla majanduslik vägivald, füüsiline vägivald, noh nagu see käib nagu sellise domineerimise loogikal. Matriarhaalseid kultuure uurinud antropoloogid näiteks ütlevad, et matriarhaat on rohkem egalitaarne. See tähendab, et seal on pigem nagu selline kommunaalne hüve, et igalühel on selles kogukonnas nagu oma roll, see ei ole tagurpidi patriarhaat muide. Et nagu siis lihtsalt on soorollid vahetatud, on ju. Vaid see on nagu hoopis teistsugune süsteem. Aga me elame hetkel ajaloolistel põhjustel ja ükski tänapäevane mees ei ole ainuindiviidina vastutav selle eest ja teda ei tohiks ka süüdistada selle eest. Me elame ajalooliselt kujunenud patriarhaadis, kus mehi on rohkem väärtustatud kui naisi. Mõelge sellele, millal said naised valimisõiguse, millal said naised pangakonto omamise õiguse, millal said naised üldse otsuse
õiguse otsustada, kellega ma tahan abielluda, kas ma tahan lapsi saada, kas ma saan ülikooli minna, kas ma saan üldse kooli minna, kas ma tohin lugeda, kas ma tohin kanda seelikut ja pükse või ühesõnaga nagu kui me vaatame tagasi nendele õigustele, mis on väga raske vaevaga kätte võideldud, siis me näeme, et see süsteem on kohelnud erinevaid sugusid väga-väga erinevalt. Ja noh, naiste puhul siiski on nagu, nagu see eeldus on, et sa pead olema pisike, võtma hästi vähe ruumi, kogu Ozempic ja tänane niisugune kõhnuse mingi ideaal, mis on jälle tagasi tulnud. Tegelikult on sama asi, et naisi tuleb hoida pisikeste, hääletute, nõrkadena, noh, musklis naine ei ole ju ilus naine, on ju. Et nagu see kõik on teatud mõttes sellise ebavõrdsuse taaslooja ja taaskord ma võib-olla tundub, et ma räägin nagu ainult täiskasvanute juttu, aga ei ole, lapsed näevad seda kõike. Nad võtavad väga kiiresti omaks kõik need asjad, mida nad kuulevad kodust, oma õpetajatelt, meediast ja igalt poolt mujalt. Ja meie ülesanne õpetajatena on neid olukordi valgustada, näidata, et on teistsuguseid mõtlemise viise veel. Mitte öelda, et see, mida su isa või ema räägib, on vale, kuigi vahest peaks võib-olla seda ka ütlema. Vaid näidata, et on teistmoodi mõtlemise viise veel. Ja jah, tõepoolest, noh, kahjuks see ei ole ainult nagu mingi üks domeen, kus käib selline üksteisele ärapanemine ja sihuke meeste fetišeerimine, kogu see mingisugune president Trumpi issiks kutsumine. See kõik on nii sihuke imelik. Aga nüüd siis sellest, et kuidas õpetajana, mida saab teha? Kõigepealt ongi see küsimus, aga kus sa tead, et poistele sobib see ja tüdrukutele sobib see? Ma katsetaks teistmoodi. Kuidas tundub? Ja kindlasti rõhutada seda, et see ei pea olema nagu tüdrukud versus poisid, mis niikuinii tuleb hästi tugevalt, on ju lastel juba lasteaias on see, et no ei taha tüdrukutega koos olla ja no eriti veel on ju seal kuskil algklassides läheb see väga-väga tugevaks. Et noh, et see ei pea olema sõda kahe soo vahel, seda võiks öelda ka täiskasvanutele sageli, et see ei ole nagu, et kas üks või teine peab domineerima. Tegelikult võiks olla nagu kõigi jaoks võimalus õnnele. Ja siis tasub vaadata, mitte nende sõnadega, aga lihtsalt küsida, aga kust tead? Aga kust sa tead, kes ütles sulle või kus sa nägid seda? Ja siis koos vaadata neid samu tekste, neid samu multikaid, neid samu muinasjutte lugeda ja küsida, et aga miks prints päästab printsessi? Kas printsess võib ka printsi ära päästa? Või näiteks, et aga miks on niimoodi, et kui on mingi tüdrukute ja poiste kamp, kes seikleb mingis raamatus, et siis vahetevahel vanades muinasjuturaamatutes eriti on see, et nagu tüdrukud nagu käivad kaasas, aga poisid juhivad. Et kas see võiks ka teistpidi olla? No tänased lasteraamatud on muidugi natuke teistsugused, aga kui me vaatame ajalukku tagasi, siis need jutud, mida räägiti, olid väga sageli sellised soolistatud, on ju. Et nendest kõikidest teemadest võib lastega rääkida ka lihtsalt hästi lihtsate sõnadega. Siin on jälle kordused vahepeal. Nii, aga kui mingisugused siuksed nagu seksistlikud naljad tunduvad naljakad lastele, noh, naeravad, ma ei tea, tumedanahaliste üle, puuetega inimeste üle ja nii edasi, siis tasub väga sageli lihtsalt siiralt ja heatahtlikult küsida, et ma ei saanud sellest naljast aru, et kas sa saad mulle selgitada, miks see naljakas on? Põhimõtteliselt seesama, see explain the joke. Ja väga sageli, kui sa inimese paned selgitama väga ebaõiglast lolli nalja, siis see inimesel hakkab endal ka piinlik. No siin on näiteks see üks näide inglisekeelne, mida te võite ise lugeda, aga vahetevahel me peamegi olukorra piinlikuks tegema. Sest muud moodi inimene võib-olla ei saa aru, et ka naljal, ka sellisel mööda minnes visatud asjal on mõju. Aga see on täiesti arusaadav, et siin peaks nagu hukkamõistuga hästi tagasihoidlik olema, sest et nagu eriti lapsed ja noored, noh, nad ei ole veel harjunud maailma inspekteerima sellise pilguga, et aga miks, kui kõik niimoodi teevad, siis järelikult on nii, on ju. Ja see tähendabki, et taas nagu tasub ise nagu ka läbi mõelda see, et me ise loome maailma ja tegelikult võib-olla lastega rääkida sellest, et see, mida sina teed, loob sinu ümber midagi. No näiteks, et kui sa ütled kellelegi hommikul tere, siis see mõjutab selle teise inimese tuju. Kui mina ütlen aga sulle tere, siis see mõjutab jälle midagi. Ehk siis me kogu aeg pisikeste tegude ja sõnadega tegelikult ju loome seda, mis meie ümber hakkab toimuma. Jah,
ja nalja puhul, et ah, ma tegin lihtsalt nalja, mis on rohkem niisugune põhikooli teema, tasub vaadata, et kuhu need naljad siis võivad viia. No näiteks siin hiljuti just USA-s lasti maha Rene Good, ICE töötaja Jonathan Ross ja Jonathan Rossi viimased sõnad, mis ta ütles enne, kui ta maha lasi või vahetult pärast seda, kui ta maha lasi, oli fucking bitch. Või siis noh, seda tüüpi väljaütlemised, mis just nagu Eesti keskealiste meeste arvates on okeid asjad, mida öelda. Tegelikult ei ole. Ja me võib-olla peamegi lastele hakkama õpetama rohkem kodanikujulgust. Et kas nagu avalikult öelda, see ei ole okei. Või vähemalt nendele, keda nad näevad piinlemas, kannatamas, kiusatud olemas, neile ulatama abikäe ja toetava sõna kas või DM-ides ja privaatsõnumites. Sest et tegelikult see ei ole ju okei. Ja tasub kindlasti küsida laste käest, et mis neile ebaõiglane tundub. No näiteks, kui mina olen lastega rääkinud, siis nad toovad välja selle, et kui tüdrukud sosistavad tunnis, siis see on nagu okei, aga nii kui poisid omavahel sosistavad, siis õpetajad kipuvad, jälle te segate tundi, poisid. Ja poisid tunnevad, et see nagu on ebaõiglane, et miks tüdrukutele lubatakse nagu rohkem ja siis poistesse nagu suhtutakse karmimalt. Ja see on väga oluline refleksioon õpetajale endale ka, sest me kipume poiste vastu olema karmid nii kasvatuses lapsevanematena kui ka õpetajatena. Näiteks on rohkelt uuringuid füüsilise kontakti osas. Lapsevanemad annavad beebidele palju füüsilist kontakti, seal ei ole erilisi nagu sooliseid erinevusi, aga niipea, kui lapsed hakkavad saama suuremaks, kuskil seal 3, 4, 5, 6 aastaselt, tekib oluline sugudevaheline erinevus. Poisse hakatakse füüsilise puudutusega rohkem nagu niimoodi tegema. Pats-pats. Või üldse näiteks mitte kallistama. Samas kui tüdrukutele antakse seda füüsilist inimlikku sooja puudutust edasi. See tähendab, et poisid on juba väga väiksest peale tegelikult nagu inimliku kontakti näljas. Mis on kohutavalt kurb. Sellel samal Punase pilli leheküljel on ka üks lugu sellest, kuidas üks noormees kirjutas, et ta vaatas bussis, kuidas mingi ema ütles oma lastele nagu, et head koolipäeva. Ja kuidas ta kallistas oma tütart, aga pojale, ma ei tea, tegi enam-vähem lihtsalt mingi väikse patsu või midagi sellist. Ja ta ütles, et siis tal läks nagu natuke süda katki või. Et ta nagu, me näeme neid selliseid erinevaid kohtlemisi, mis jätavad inimestesse jälje väga-väga sageli. Siis, kui nad saavad natuke vanemaks, siis muidugi see eeldus, et mees peab maksma, et mees on nagu kõndiv rahakott alates juba sellest, kui ta, ma ei tea, 12-aastasena värisevate põlvedega läheb oma esimesele kinokohtingule. Tegelikult on ebaõiglane. Kuigi jah, poistele antakse rohkem taskuraha statistiliselt, natuke. Aga jällegi võib-olla see on meie selline loll eeldus olukorras, kus me nagu täiskasvanutena mehed ja naised käivad tööl, okei, naistel on nagu tugev palgalõhe on ju ja nii edasi, aga printsipiaalselt tegelikult ei ole enam head põhjust, miks ainult mehed peaksid maksma. Ja võib-olla see on nagu see koht, mida tuleb muuta. Samuti peaksime me võib-olla olema meeste suhtes andestavamad. Mehed ise ei ole kusjuures, mehed üksteist kontrollivad kohutava karmuse ja rangusega. Aga näiteks on noored mehed kirjeldanud seda, et kui nad üritavad kaasa rääkida feminismi teemadel ja naiste õiguste teemadel nagu toetajatena, siis väga sageli neid süüdistatakse white knightingus. Ehk siis, oi, näe, nüüd tuleb siit meil valge rüütel on ju hobusel, meil ei ole su abi vaja siia, sa oled mees, hoia mokk maas. Ja siis mehed on nagu, what the fuck, nagu siin ju lihtsalt aidata ja nüüd sain sõimata. Et nagu võib-olla nagu peab andma inimestele rohkem ruumi, iga valesti kasutatud sõna eest ei pea kohe näopeksu tegema, on ju, vaid võib ka sõbralikumalt kõiki neid asju teha. Ja noored mehed muidugi, kui nad alustavad oma seksuaaleluga, siis nad märkavad väga kiiresti, et noored mehed näevad, et neid vaadatakse kui potentsiaalseid korgijoogipanijaid, vägistajaid ja ohtu. Ja see on väga-väga raske taak, millega käia ringi. Ja siin on täpselt see, et mõned mehed on sellised ja seetõttu noored naised käituvad kõigi meestega nagu väikese sellise reservatsiooniga. Et siit me liigume juba natuke selle misandria juurde, ehk siis, et teatud mõttes selline nagu kõigi meeste viha, mis on heteroseksuaalse inimesena natuke raske.
aga, aga põhimõtteliselt kujutage, püüdke nagu korraks ette kujutada, mis tunne oleks maailmas liikuda, kui kõik eeldavad, et sa oled ilge sitapea, aga tegelikult sa oled normaalne inimene, kellel on väga hell süda ja väärtused õiges kohas ja sa tahad nagu parimat ja õnne kõigile ja rõõmu. aga siin eeldatakse, et sa oled ilge mölakas kogu aeg. et see on päris raske. Laste ja noortega võib rääkidagi noh, mingitest sellistest asjadest ka, hästi lihtsad asjad võtta ja siis nagu küsida, et noh, kas see tundub nagu tüdrukutele või poistele omane ja siis rääkida sellest, aga miks, ei pea olema ju. Poistel ei ole geneetiliselt, ma ei tea, mingi, et roosa värv ja Taylor Swift ei meeldi, on ju, vaid need on kultuurilised, need on sellised sisseharjutatud kambavaimu värk. Vanemate lastega võib koguda igasuguseid materjale, mida nad märkavad, lasta neil screenshot ida, kus kohas nad näevad neid sooteemasid ja ebaõigluseid ja siis koos arutada. aga need on vahetevahel ebamugavad arutelud, et õpetaja peab päris julge olema selle jaoks. Aga pigem proovige ja tuleb võib-olla natuke kohmakalt välja, kui et üldse ei proovi. Ja kui küsida tüdrukute ja noorte naiste käest, mida nemad kogevad, siis noh, tavaliselt vaatab vastu palju kurvem pilt, et need on ikkagi vägivalla ja hirmuga seonduvad ebaõiglused. Kui te lähete meedia.ut.ee soorollid, siis te leiate sealt rohkelt õppematerjale. Need on reeglina küll kooliõpilastele, põhikool ja gümnaasium, aga võib-olla on mõni ülesanne noh, nagu lihtsustatav selles osas ka, et neid jutte juba päris pisikestega võtta ka teemaks. Et anda lastele võimalus olla erinevat moodi. Et me ei pea kõik olema täpselt sellised, vaid meil on võimalik olla õnnelik erinevat viisi. Ja sealt leiate siis igasuguseid neid ülesandeid, mis võiksid olla huvitavad nii endale teha kui ka laste ja noortega koos. Noh, näiteks tagurpidi maailma ülesanded on ju, et ma siin enne rääkisin keele mõjust, no näiteks sõna hüsteeriline. Hüsteeria sõna alus tuleb sõnast emakas ladina keeles, sest väga pikka aega meditsiinis peeti naisi ebaratsionaalseteks, imelikeks, eriti kui nad mingeid õiguseid nõudsid ja põhjuseks arvati olevat siis, et see emakas paneb naised nagu hulluma. Ja seetõttu hakatigi kasutama sõna hüsteeriline, mis on põhimõtteliselt emakaline. Sama hästi tagurpidi maailmas võiksime me rääkida testeerilisusest, testikulaarsusest sest täpselt samamoodi hormoonid ei ole ainult naiste privileeg, on ju, aga meditsiiniteaduste ja keele areng on olnud siin nagu selline väga-väga omavahel seotud. Et neid igasuguseid tagurpidi pööramisi on väga tore teha, pluss kõikvõimalikud sellised meemiehitused, oi jummel, need on noorte poolt tehtud tagurpidi maailma meemid ja need on minu meelest üsna hästi välja kukkunud, ütleme niimoodi. Et noh, mida vanem eagrupp on, seda rohkem on neil kogemusi, märkamise võimet, aga ka vaidlushimu. Ja seda põnevamaks need teemade käsitlused saavad. Aga pisikestega saab rääkida nagu siiralt ja mõistvalt. Võimaldades lapsele aru saada, et isegi kui ta ei sobitu täpselt sellesse vormi, mis nagu ühiskond talle ette annab, siis see ei tähenda, et ta oleks vähem väärtuslik. Ja vot sellise moraalfilosoofilise loenguga ma loodan, et sain teid täna natukene aidata, võib-olla ärgitada mingitele teemadele mõtlema ja edasi kindlasti uurima. Et see on äärmiselt põnev teema, kahjuks ka väga palju polariseerumist tekitav teema, aga ma usun, et see ei peaks meid sellest teemast eemal hoidma. Aitäh teile ja näeme juba varsti!